Saate toovad teieni SMIT ja TEHIK. SMIT. Päästame elusid IT-ga. TEHIKu aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida. Tere ja head ilusat reedest päeva kõik kriitilise intsidendi kuulajad. Uus osa on kohe valmis saamas ja teieni jõudmas. Täna me uurime sellist huvitavat asja nagu elektrooniline identiteet, elektrooniline ID, mida enamik meist vist tunneb kõige rohkem ID-kaardi ja mobiil-ID näol, aga nii palju kui ma tean, siis tegelikult vist on seal ikkagi neid asju veelgi rohkem natukene. Ja sel teemal olen palunud stuudiosse külla Riigi Infosüsteemi Ameti e-ID osakonna juhataja Martin Lambingu. Tere! Tervist! Ma loodan, et siin saates me saame tõesti vastused kõigile küsimustele, mis asjad need e-ID-d on ja kui palju meil Eestis neid on ja mujal maailmas ka. Ja alustuseks veel ka nii palju, et mina olen saatejuht Ronald Liive. Ma küsikski alguses see, et ma tean, et ID-kaart on olemas, mobiil-ID on olemas. Milliseid e-ID lahendusi veel on? Tegelikult need, mida te juba ütlesite, ongi need põhilised elektroonilise identiteedi kandjad. Et kõigepealt võib veel küsida, et mis asi see elektrooniline identiteet üldse on? Kõige lihtsamalt öeldes on erinevate siis andmete kogum, mis siis seob digitaalses keskkonnas füüsilise isiku kokku tema identiteediga. Et igal inimesel on üks identiteet ja nüüd elektroonilise identiteedi puhul on erinevaid kandjaid, nagu mobiilid, ID-kaart ja põhimõtteliselt võikski öelda, et need on peamised kandjad. Erasektori poolt Eestis kasutusel on veel Smart ID ja tuleviku vaatest liigume siis sinna suunda, et tekib ka niinimetatud digikukkur või siis Euroopa Liidu wallet lahendus. Kas see, mida meil siin välismaalastele väljastatakse e-residentsus, seal on ka nagu mingi füüsiline selline kaart, kas see liigitub ka e-ID alla? Väga õige tähelepanek, et tänasel päeval on ka digi-ID kasutusel ka nagu selline kaardilahendusel, kus on e-ID peal ja tegelikult selle residentsuse kaardil samamoodi. Kas välismaalastest siis elamisluba omavad inimesed, neil on ka mingi analoogne lahendus või see on midagi muuda? Peast ütlen, et peaks olema samamoodi ja kaardiga. Ehk siis ta on nii-öelda see sama digi-ID, mida ka e-residendid saavad kasutada? Jah. Ja mida ka tegelikult ka meie kasutame. Ehk siis lihtsalt ta on natukene teine sõnastus või niimoodi, aga taustsüsteem, et nemad saaksid neid samu Eesti riigi poolt pakutud e-teenuseid kasutada, on see sama? Jah, ütlen peast, et ta on, eks ole niimoodi, et sarnane nagu ID-kaardi lahendus, kaart, tal on kiip, seal peal on elektrooniline identiteet, et samamoodi siis digi-ID-l ja residentsuse kaardil. Kas te oskate öelda, milline seis on nende e-ID vahenditega mujal Euroopa Liidus? Ütleks nii, et see seis on erinev, et see sõltub nüüd riigist, et Eesti paistab silma sellega, et on väga palju kasutajad meil, piltlikult öeldes kõik, kellel on ID-kaart, on üldreeglina olemas ka e-ID, seda kasutatakse laialt levinud ja nüüd erinevate riikide puhul hakkab see väga varieeruma, et on neid, kus on ka rohkem kasutusjuhte, kus kasutatakse rohkem, aga on ka neid, kus mitmes võib-olla Euroopa suuremas riigis, kus need kasutuse hulgad või kasutusjuhud on oluliselt nagu madalamad, et sellega tullakse järjest enam kaasa ja ma arvan, et selle nagu lõpliku tõuke, et riikides oleksid võrdlemisi suured nagu osakaalud, võib-olla toobki see digikukru või wallet lahendus, et kui mobiili kasutuse juhud suureneksid oluliselt. Aga on kindlasti ka palju riike, kus sul on füüsiline dokument ja seal peal e-ID-d eraldi seisvalt ei ole, et ongi isikut tõendav dokument näitena. Sellest digikukrust kindlasti räägime tänases saates, aga jõuame natukene hiljem sinna lähemalt. Kas mitte ei ole niimoodi, et Euroopa Liidus on selline vahva lühendiga määrus nagu EIDAS, aga kas see ei ütle ette siis kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele, et te peate oma kodanikule mingit sellist e-ID lahendust pakkuma, nii nagu meil need tähendab siis mobiil-ID on? Pigem see EIDAS määrus, millest me räägime, et tema räägib siis e-identimisest, e-tehingutest, usaldusteenustega sellega seonduvalt, et see pigem paneb paika mängureeglid, et milline identimissüsteemid olema peavad, allkirjastamise osa, et sealt tulevad need mängureeglid,
aga ta ei ütle nüüd seda, et riikidel peab olema täpselt selline lahendus, et ta räägib ka tunnustamisest, eks ole, riikide vahel, aga ta ei ütle nüüd seda, et kõikidel peab olema selline üks-ühene asi. Pigem ta paneb seal erinevad tasemed paika ja muu sellise. Nii et päris sellist teemat, et Hispaanial peaks olema analoogne lahendus, nagu Euroopa Liit ei ole ette öelnud neile midagi sellist. Mina ei teaks, et sellisena oleks ette öeldud. Samas Eestis antud digiallkiri on ilusti kehtiv üle terve Euroopa Liidu, ehk siis Hispaanias peaks olema ka mingi lahendus, millega seda saaks siis lugeda ja vaadata. Jah, valideerida. Et see on muidugi, et Euroopa Liidu nõue paneb selle ette, kui sul on vastava tasemele vastav allkiri, mis on võrdväärne omakaelise allkirjaga, siis seda allkirja tuleb tunnustada. Milline roll üldse RIA-l e-ID-ga on? Et olles ise kajastanud seda temaatikat mitu aastat, siis üks hetk tuli mul nagu selline segadus, et ma nagu suhtlen kord Politsei- ja Piirivalveametiga, siis Riigi Infosüsteemi Ametiga ja siis oligi nagu, et kelle teha see mobiil-ID näiteks on, mis ongi see üks e-ID lahendustest? Tegelikult see, nimetame siis seda ökosüsteemi osaliste või rollideks, et see rollid on tegelikult laiemad, et see ei ole ainult avalik sektor, siin on ka erasektor juures, kuni selleni välja, et teadusasutused, kes oma nõu ja abi tihti pakuvad, aga rollidest rääkides RIA peamine roll, tegevused on seotud näiteks autentimise, allkirjastamise, krüpteerimise, tehnoloogia tarkvara arendustega. Politsei- ja Piirivalveameti peamine roll on seotud dokumentide, isikut tõendavate dokumentide väljaandmisega. Nende dokumentide üheks osaks tihti on digitaalne isikutunnistus samamoodi. Ja siis tegelikult on erinevad muud osapooled, kelleta see valdkond ei toimi, näiteks usaldusteenuse osutaja, kes siis tagab nõuetekohase sertifitseerimise ja ka muid osapooli. See usaldusteenuse teema, nagu ma aru saan, on endiselt PPA käes, et see ei ole RIA kätte liikunud? Ma ütleks seda nii, et me teeme neid asju koostöös, et usaldusteenust hangitakse näitena siin kohal konkreetselt mingisuguse dokumendi kandja hankega. Et kui sa annad välja isikut tõendavat dokumenti, mille peal on digitaalne isikutunnistus, siis sellega koos sa hangid ka tegelikult sertifitseerimist. Ja täna samamoodi me teeme ka ID-kaardi hanget, et Politsei- ja Piirivalveamet seda hangib ja siis meie osaleme seal hankes samamoodi. Aga ma saan aru, et jah, te ei ole PPA esindaja, ma loodan natukene saate ikkagi seda avada, et kui seni ID-kaardi teema see sertifitseerimise usaldusteenus osteti koos, siis nüüd on 2 eraldi hanget. Kas te oskate öelda, miks on selline lahendus parem? Võib-olla selgitaks seda nagu niipidi, et nende 2 eraldi tegemiseks hankeks ju tagab ka selle, et sinna hankesse võiksid tulla rohkem osalejaid, need, kes saavad pakkuda nõuetekohast kaarditehnoloogiat, sealhulgas ka kiibi osa ja teine, kes saab tulla ja pakkuda nõuetekohast usaldusteenust, et kui sa teed ühe suure hanke, siis ebaõnnestumise risk võib olla ka suurem, et sa pead kõik ühe korraga sinna kokku siduma. Aga need hanked on selles suhtes omavahel ikkagi seotud, et see tulem tuleb ikkagi tervikuks siduda. Ja teine asi on ka see, mida Politsei- ja Piirivalveamet on väga ilusasti välja öelnud, et kaardihanke puhul ongi valitud võistleva dialoogi vorm, et võimaldada ka innovatsiooni ja selle kaudu siis selle hankeprotsessi käigus siis vastavalt sellele, mis turu osalised on välja toonud, mida nad pakkuda suudavad, et läbi selle siis leida see parim lahendus. Samas võistlev dialoog oli kasutusel ka mobiil-ID hanke puhul, mis PPA poolt kuulutati paar aastat tagasi välja. See gamma ja nii-öelda, ütleme niimoodi, kestis mõned aastad. Lõpptulemus oli see, et me ei saanud uut mobiil-ID-d, seda, mida mindi hankima, lepingut ei sõlmitud ühegi osapoolega ja lõpptulemiks oli see, et RIA sõlmis olemasoleva teenusepakkujaga SKID Solutionsiga uue lepingu 5 aastaks. Jah, seal tehti väikseid mööndusi selles praeguses mobiil-ID-s, et natuke see väljastusprotsess on teistsugusem ja niimoodi, aga suures pildis ta ikkagi jäi täpselt samaks. Et
natukene nii-öelda kartlik olen mina isiklikult, et kui PPA või olgu ta kas või siis RIA ei ütle välja, et me tahame just sellist lahendust, vaid et tulge ja pakkuge meile nüüd, et milline võiks see olla. Kas teis ei tekita sellist tunnet, et et me võiks ikkagi ise öelda, me oleme see uhke e-riik, et mida me tahame? Ma ütleks kõigepealt nii, et te viitsite ka siin, et mingid hanked ei ole õnnestunud, et täna on kõige tähtsam see, et lahendus toimib, kui te viitasite nagu mobiili-ideele, et see on nagu kõige tähtsam ja tegelikult hangete läbiviimisel sa võid valida kõige lihtsama vormi samamoodi ja võid tegelikult jõuda nagu olukorda, kus see hange ebaõnnestub. Kas on, ma ei tea, liiga piirav tingimus, et keegi ei saa pakkuma tulla või teine asi, et lihtsalt ei tulda pakkuma, et neid riske on alati sõltumata nagu sellest hankeliigist. Aga ma ikkagi nagu ütleks, et tegelikult see hankeliik on selles suhtes ka hea, et ta annab nagu selle võimaluse, et selle dialoogi käigus saavad osalised tuua reaalselt välja, mida nad pakkuda suudavad, mis asjad on üldse nagu võimalikud, sest selles valdkonnas on väga palju, eks ole, seda standardiseeritust ja tervikuna seda, et igal ajahetkel sa tead väga täpselt, kellel missugune lahendus on sertifitseeritud või võimalik pakkuda, et see ei ole üldse nagu nii lihtne ja see, kui sa valid nagu sellise liigi, kus sul on võimalik ka läbirääkimisi pidada, sul on võimalik tuvastada seda, et mida täpselt pakkuda saadakse ja tegelikult hoida seda konkurentsi ka selles suhtes võrdsena, et tingimusi seada selle käigus ilusasti nii, et kõik saaksid sinna nagu pakkuma tulla, et ühest küljest jah, võiks öelda, et oleks väga lihtne teha checklist ette, et seda me täpselt hangime, tulge tooge, palun pakkuge seda, aga teistpidi seal võivad täpselt samamoodi need riskid olla. Taaskord meeldetuletuseks sellest mobiilide hankest nii palju, et üks ettevõte, kes selles osales, üks Belgia ettevõte, mille nimi mulle kahjuks hetkel ei meenu, nemad pakkusid PPA-le välja tegelikult sellise lahenduse, mida PPA ei tahtnud üldse saadagi ja veel küsisid €1 miljon rohkem, kui esialgu oli räägitud, et mis selle asja eest üldse saada võiks. Aga mis me ikka siin minevikus tuhlame? Vaatame tulevikku. Praegu on väljatöötamisel siis selle EIDASe määruse uus versioon, mis peaks kaasa tooma, nii nagu siin on juba mainitud, digikukru. Kui kaugel me sellega oleme, mida see digikukkur meile võimaldab? Ma ütleks nii, et seda digikukrut või õigemini EIDAS 2 versiooni on nüüd päris pikalt nagu ette valmistatud ja sellega läheb kindlasti veel oma jagu aega just selles suhtes, et see lõpuni nagu ära menetletakse. Aga asjad on vaikselt muutumas ka käega katsutavaks, et Euroopa Liit on teinud sellise sammu, et ühest küljest toimuvad, eks ole, juriidilised sellised nagu lõpparutelud, et seda EIDAS määrust eelnõu tasandilt lukku saada, panna sinna selged kriteeriumid, millele midagi vastama peab ja teine asi ikka see, et millal see määrus siis jõustub, kas seal on üleminekuaeg, kui jah, siis milline, aga teisest küljest on võetud kasutusele siis erinevad sellised pilootprojektid, mis aitavad seda digikukru osa nagu praktikas realiseeruda. Kui nüüd üldse küsida, et mis asi see digikukkur või wallet on või miks ta üldse vajalik on või miks keegi peaks selle vastu huvi tundma, väga lihtsalt öeldes tegemist on siis mobiiliplatvormil oleva lahendusega, kus sa saad hoida oma erinevaid identiteete, näitena Eesti kontekstis tulevikus võiks hõlmata, eks ole, ID-kaarti, mobiilset juhiluba, aga mitte ainult ehk siis elektrooniline identiteedi osa, vaid tegelikult hallata ka erinevaid tõendeid, soodustusi, näitena, kas sul on õigus saada mingit toetust, on sul mingi luba, ma ei tea, Eesti näitel kalapüügiluba, kas sul on mingeid retsepte, mida sa tahad seal hallata, ja lisaks sellele ta võimaldab ka reisidokumente seal hoida, see on Euroopa Liidu poolt selline kasutusjuht ja jagada ka enda kohta andmeid. Näitena keegi küsib, kas sa oled,
ma ei tea, 18-aastane, kas sa tohid mingit teenust saada, kas sa tohid kuskile siseneda, sul on võimalik läbi selle rakenduse siis enda kontrolli all olevana jagada seda andmeid, et vastuvõtja saab siis vaadata sinu, ütleme nii, et selle mobiili kaudu saad näidata, et jah, ma olen selline vanune ja see on täiesti nagu legaalne viis. Et mis on see nagu suurim kasutegur selles, kui see sellisena kõik realiseerub, on see, et on Euroopa ülene. Et Eestil tegelikult, eks ole, meil on väga kõrgne digitaliseeritus ja selles suhtes väga palju nagu elektroonilise identiteedi kasutust igapäevaselt. Et on neid, kes iga päev, ma ei tea, audendivad või allkirjastavad korduvalt, aga Euroopa tasandil, kui sa nüüd lähed, siis tegelikult selle wallet lahendusega sa võiksid saada ligi Euroopa teenustele, seda tuleb nagu aksepteerida, see reisidokumendi pool, eks ole, ja see kasutusjuht kindlasti meie vaates ka nagu suureneb. Ja see, kus täna selle lahendustega on, et nüüd, et see õiguslik pool ja õiguslik pool ja tehnoloogia pool hakkaksid omavahel kokku minema, on Euroopa Liit teinud selliseid erinevaid konsortsiumeid, kus siis järgmise 2 aasta jooksul valideeritakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, et näitena me osaleme ka mobiilse sellise juhiloa pilootprojektis, seal aidatakse, tuuaksegi lauda erinevad sellised esmased prototüübid näiteks tehnoloogiast, saad seal valideerida, anda tagasiside, et vaadata, kas see on selline lahendus, mille võiks võtta meie siia ülesse, integreerida siis enda ökosüsteemi ja selle kaudu nagu toimima panna, on midagi sellist, mida me peaks lihtsalt võtma sealt selle parima teadma või tegema ise, et need hakkavad olema siis need sellised nagu valikukohad. Ja tähtis ongi see, et riigid nagu nüüd järgmise 2 aasta jooksul teevad seal nagu seda laiemat koostööd ja omavahel annavad seda tagasiside, et see lõpuks see lahendus tuleb selline, mis sobib nagu kõigile. Ja vastasel juhul on nagu see, et sul on näiteks nõue kukkur ära teha, eks ole, digikukkur või see lahendus. Ja siis hakkavad alles osapooled nagu paika panema, et milline see nagu olla võib, et enne kui keegi seda reaalselt nagu katsuda saab või sellega nagu toiminguid teha, kõik võivad sellest nagu erinevat aru saada. Aga see, kui riigid juba täna erinevaid kasutusjuhte ühiselt piloteerivad, see siis annab tegelikult selle eelistuse või eelduse, et võiks jõuda nagu parimale tulemuseni. Enne saate salvestust vaatasin üle esimese artikli sellest digikukrust kirjutasin aastal 2021 ja siis oli seal suurejooneliselt välja öeldud, et 2023 peaks esimene piloot juba reaalselt nagu toimima. Kas nüüd meil ongi aasta 2023, kas see toimib või on see niimoodi, et varsti kohe toimib? No tegelikult pilootprojektid on nagu algatatud, et selles suhtes ma ütleks, et see töö käib ja siin näiteks meie üks ekspert täna viibibki ühes Euroopa riigis, kus talle peaks näitama mingisuguseid esmaseid nagu lahendusi. Aga ma ütlen ka selle ära, et kindlasti selle wallet projektiga on ka seda, et see ei ole nüüd nii lihtne, et mingi tehnoloogia tuleb, kõik võtke nagu kasutusel, et seal on kindlasti algselt ka need käivitus, ütleks siis challenge'id, mis tuleb ilusasti ületada, et esiteks teha väga selgeks inimestele, et mis on need kasutusjuhud, kuidas sa seda kasutada saad, kus sa selle kätte saad, mis toiminguid sa sellega teha saad, sest ainult sellest ei piisa, et sinul ja minul näiteks on see mobiilis olemas. Meil on ju vaja ka seda, et see, kelle juurde me teenust saama läheme, oskab sealt, ma ei tea, andmeid vastu võtta, lugeda, kas see on mingi QR-koodi lahendus, on see midagi muud, et tal on see suutlikkus olemas ja samamoodi ka teadlikkus. Et kindlasti need asjad võtavad oma aja ja teine asi on ka see, et nagu igasuguste lahendustega on ka see, et teda ajas ja ruumis siis uuendada ja alati ka parendada, et see pool jääb alati sinna juurde ja ka selle kõik võimalike elutsüklite ja nendega seotud küsimuste nagu haldamine sinna juurde. Kas need piloodid, mis praegu on, need on sellised, kus ongi need ametnikud, on nad Eestist ja mujalt Euroopast,
nemad siis vaatavad ja testivad ja proovivad ja katsetavad ja räägivad omavahel läbi, kuidas see kõik võiks toimida, või on plaanis ka mingit sellist pilooti, kus on nagu reaalselt, et nüüd ütlemegi välja, et 10 000 elaniku üle terve Euroopa Liidu, andke ennast märku ja hakkame testima reaalselt inimeste peal ka? No kindlasti ta peaks jõudma nagu sellise reaalse prototüübini samamoodi, et täna need esmased sammud on kindlasti see, et vaja paika panna, et milline need esimesed prototüübid välja näevad, mida sellega teha saab ja sinna siis tegelikult neid sihtgruppe või neid katsetusi juurde tuua, et nad peavad nagu sellega nagu koosmõjus käima ja kindlasti ka see, et üks asi on, eks ole, välja töötatud tehnoloogia, aga ka ütleme sinna juurde kaasata erasektori tehnoloogiafirmasid ja seda know-how'd, kes oskavad need panna erinevate süsteemidega nagu koos toimima. Et see pigem see on nagu niipidi. Jõudes nüüd tagasi natukene eelmise jutu juurde, ehk selle mobiil-ID juurde. Hoolimata sellest, et PPA juba paar aastat tagasi tahtis meile täiesti uut mobiil-ID-d ja nagu me rääkisime, hange ei läinud kõige paremini, siis nii palju, kui mina olen aru saanud, siis praegu ongi selle digikukru tõttu oleme sellises olukorras, kus siis nüüdseks vist järgmise 4 aasta jooksul ei ole tulemas meile ühtegi uut mobiil-ID-d, sest et Eesti tahab ka ära oodata ja vaadata, mis sellest digikukru lahendusest saab. Kas see vastab tõele? No ma vastan niipidi, et möödunud suvel jõustus uus mobiil-ID leping, see on 5-aastase kehtivusega, täna see lahendus on olemas. Nüüd nende järgmiste aastatega ongi see valiku koht ja ma ütleks, et see on täna nagu valiku koht, mitte kindel nagu valik, ehk kas mobiil-ID ja kukkur teinedes täiendavad, on nad nagu, ühesõnaga, kas see on alternatiivne lahendus, et mõlemad on samaaegsed võimalused või jääbki ainult üks, ma arvan, et see näitab nagu lähiaastat, kuidas see nagu läheb. Et kindel on see, et mobiilset lahendust on ka vaja, sest et inimesed nagu seda tarbivad. Kui Voleti projekt on niivõrd edukas, et tuleb peale ülipalju nagu kasutusjuhte, riik peab seda nagu välja andma, siis loomulikult tekib nagu see küsimus, et kas ja miks oleks siia vaja mobiil-ID-d eraldi nagu juurde. Aga ma ütlengi, et see sõltub nüüd kõik nagu nendest järgnevatest sammudest, et kuidas see asi nagu minema hakkab ja ajakavaline, et meie kõige keskne küsimus on see, et kliendile tagada toimib nagu lahendus. Ja kuna Martin, teie oletegi tegelikult Riigi Infosüsteemi Ameti e-ID osakonna juhataja, siis see on ta ainuisikuliselt teie otsustada, millise otsuse Eesti teeb, et kas me teeme endale nii ütlemises lihtsustatult mobiil-ID 2.0 ja digikukru või me teeme niimoodi, et on 2 ühes lahendus? No ma arvan, et minu asi koos siis meeskonnaga ja kõike neid osapooli, kes sellega seotud on, samamoodi identiteedi väljaandjaga, on leida see parim pakkumine, et milline see olema peaks, et kas see on üks või teine, et see poliitiliselt väga korrektne vastus oli praegu. Jah, poliitiliselt peab korrektne olema, aga mis ma tahan öelda, et see kõik lõpuks sõltub ka ju sellest rahakotist, et see kindlasti maksab. Ja minu asi on välja töötada see, et meil on olemas üks kindel nagu lahendus ja tegelikult ka need riskid siia kõrvale nagu ära manageerida. Et selleks, see ongi see, miks ma ütlen, et meil on vaja selleks ajahetkeks, ehk siis ma ei tea, järgmise 2-3 aasta jooksul seda kindlust, et kas digikukkur on piisavalt valmis, et nüüd ja kohe praegu siia jääda. Jah, siis ettepanek saab olla ka see, et jah, selle peale peab minema. Kui see niimoodi ei ole, siis tulebki tegelikult neid alternatiive nagu kaaluda. Et on olemas selline asi ka nagu e-ID valge raamat, mida vist viimati uuendati aastal 2018, kui ma ei eksi. Ja see peaks näitama ette meie teekonna elektroonilises identiteedis järgmiseks 10 aastaks, ehk siis sinna on veel veidi aega on minna. Mis on need asjad, mis on meile peagi siis tulemas? No ma pigem ütleks nii, et tegelikult täna me oleme võtnud ette selle valge raamatu uuendamise protsessi
et kaasanud sinna osapooli kogukonna tasandil, erinevad riigiasutused, erasektori osa, et käia ühiselt läbi, et kus me täna oleme, kuhu me minna tahame, et tegelikult tehnoloogia poole pealt ongi palju asju muutunud, seesama, mis siit on juba läbi käinud, et kukru pool tuleb juurde, me peame mõtlema läbi erinevad nagu sellega seotud asjad, ja selle valge raamatu iva on see, et tegelikult kogukonnaga ühiselt nagu siis seda teekonda paika panna, et kuhu me läheme, mis on seal riskid ja tegelikult selle kaudu peakski tulema see, et milliseid tegevusi me näeme ette järgmise 5 aasta vaates ja millised on siis need asjad, mille kohta võib ka öelda, et täna on need idee tasandil, nendega nagu edasi minna ei ole. Kui küsida seda, et mis täna ja praegu juhtumas on või toimumas, selge on see, et e-ID kasutus Eestis on laialdana nii autentimise allkirjastamise vaates, lahendused, mis puudutavad autentimist, allkirjastamist ja krüpteerimist on, nagu neid on seni kasutatud, kasutatakse edasi, peale tulemas on, eks ole, see õiguste jagamise pool, tegelikult, mis on see challenge, on ka see, et väga palju muid lahendusi on ka turul peale tulemas, ka erasektori poolt erinevad autentimise osad, seal on see väljakutseks kindlasti see, et kuidas innovatsioon ja erinevad turvastandardid, reeglid omavahel koos toimima saada ja tänaste nagu kandjate osas, see, mis on ära juhtunud, on see, et mobiil-ID riigis jätkub, Smart ID erasektori lahendus tegelikult on ka väga aktsepteeritud, seal on väga palju tarbijaid, aga see on selline äge lahendus, lihtsasti kasutatav, sellega saab nii avalikele teenustele ligi, et see on ära juhtunud ja tegelikult, mis järgmise 5-10 aasta vaatest on nagu ka oluline ära öelda, et ega ID-kaardi edulugu jätkub samamoodi, et seda täna hangitakse ja sellel on tegelikult väga selge tarbijaskond olemas. Et see on nagu selline lühiajaline vaade. Kas lähtuvalt sellest, et eelmine valge raamat tehti 5 aastat tagasi ja seal öeldi välja, et mis järgmine 10 aastat hakkab toimuma, aga nüüd te ütlete, et juba uus raamat on välja töötamisel, kas see tähendab, et see 10 aastat on natukene liiga palju, sest tehnoloogia areneb nii kiirelt, et 5 aastat oleks selline õige aeg. Planeerimisel ongi tegelikult see hea, et püüa vaadata ette 50 aastat, need suuremad nagu trendid, et mis turul on toimumas või kuhu poole liikumas ollaks, võtame trende laiemalt, eks ole, ma ei tea, rohepööre, et sellised suuremad trendid nagu ära näha, aru saada, kuidas mingi asi sinu valdkonda nagu mõjutab. Ja nüüd see 5 aastast lühem periood on tegelikult see, kus sa saad teha neid käega katsutavaid nagu tegevusi. Ega selle planeerimise loogiline samm ongi see, et sa vahepeal võtadki täiesti uuesti selle kohandamise ette, sest et ka tänasest seisust vaadata ette 10 aastat, ma arvan, et me näeme seal 10 aasta vaates erinevaid nagu trende, aga me ei näe täpselt seda, et missugune lahendus sellel hetkel või kasutaja soov olemas on. Et küll aga me saame vaadata lühemajalises vaatest, et mingid konkreetsed asjad, mida saab ära teha või mingid konkreetsed kasutajate ootused, ma ei tea, mobiilsete platvormide suurem pealetulek, kasutusvõimaluste parendamine, rohkem mugavaid e-teenuseid, et see on see, millega saab täna ja praegu ilusasti tegeleda. Kas täna ja praegu saab tegeleda sellise asjaga, nagu selleks on lähiväljaside ehk siis NFC ID-kaardil? Asi, mis on olnud seal juba aastaid ja mida reaalselt ei ole siiamaani korrektselt siis tööle pandud või niimoodi, et nagu me saaks midagi sellega teha. Kas see on asi, mis on kuskil lähiaja plaanides kirjas? Jah, see on asi, mis on lähiaja plaanides kirjas ja millega siin tegeletakse. Alles isegi täna hommikul valmistasime ühte tegevust hankimist ette. Et NFC puhul, me lihtsalt ütleks nagu selle ära, et
tõepoolest seal on olnud väga palju ootuseid, et võtke nüüd kohe kasutusele, et kui me räägime EED-st, siis meie asi on ka nagu tagada see, et turvalisus säilub ka seal peale seda, kui võtad NFC komponendi peale. Kui me võtame ID-kaardi näite, siis me peame arvestama sellega, et seal peal on ka meie privaatvõtmed, eks ole, millega siis seda EED-d ka rakendada. Aga tänaseks on ilusasti tehtud ära ka meie koostööpartneri, lepingupartneri Kybernetica poolt selline väga hea analüüs, mis tõi välja need võimalikud ohumomentumid, mis tuleb nagu läbi analüüsida. Tegelikult see järeldus oli see, et NFC on rakendatav, kasutatav, lihtsalt peab olema kooskõlas kõikide turvareeglitega, seal on ka teatud soovitusi, mida peab jälgima ja sellest lähtuvalt on ilusasti ette võetud ka see, et hetkel loomegi sellist esimest lahendusprototüüpi, et jõuda selleni, et see NFC panna autentimiseks, allkirjastamiseks tööle. Et seal peab natuke veel kannatust varuma, et meil on kõigepealt see... Kui palju? No mina ütleks nii, et sellel aastal me tahame kätte saada seda käega katsutavat pilootlahendust, POC-lahendust ja peale seda, kui see toimib, vajadusel teha seal korrektuur, järgmisest aastast hakata seda viima baastarkvarasse. Teate, mitte järgmine, eelmise aasta jaanuaris käisin Tartu Ülikoolis ja kohtusin seal tudengitega, kes olid teinud sellise tarkvara, mis lasebki ID-kaarti nutitelefoniga kasutada, ehk siis nad olid selle sama NFC lahenduse ära kasutanud. Kui palju te olete nende tehtud tööst võtnud nüüd üle või on mingid suhtlust teil olnud nende tudengitega üldse? Mina tean seda, et nende tudengite tööga ja järeldustega on tutvutud ja seda poolt on sealt vaadatud. Isiklikult ma nendega tõepoolest suhelnud ei ole. Ehk siis ükski neist ei ole Riiasse juhtumisi tööle tulnud, et seda sama asja nüüd reaalsuseks ära teha? Minu juurde kahjuks sattunud ei ole. Ei saa välistada tuleviku vaadet. Kas muidu see, mis teil hetkel töös on, peaks olema midagi analoogset, nagu nemad tegid, ehk siis võttes mängu selle Riia olemasolevad äpid, näiteks see Digidoc 4 äpp, mis mul telefonis on olemas, ehk siis seal oleks see NFC tugi sees olemas. Või see midagi muud on see POC, millest te räägite praegu? Pikemas vaates me jõuame sinna. Täna me võtame selle lahenduse sisse, me teeme siin enda majas osakondade vahel koostööd ja see, kuhu jõuda tahame, on see, et oleks nagu baastarkvarasse jõudnud. Ja millal ma saan siis Digidoc 4 äpist seda kasutada? Järgmisest aastast. Kohe 1. jaanuar? Ei. Ma olen aus, ma ütlen ära, et me teeme kunagi 2024 siis? Jah. Tõenäoliselt ta tuleb kas suvises või peale seda tulenemas reliisis, et sinna me seda viima hakkame. Ja siis ongi lihtsalt võtan taskust ID-kaardi, panen telefonile vastu, telefon küsin mu käest PIN 2, kui ma tahan kuskile allkirja panna. No telefonis pead võtma, eks ole, rakenduse lahti ja läbi selle siis saad selle ära teha. Ja siis on meil nii-öelda üks moodus veel juures, kuidas ID-kaarti veelgi mugavamalt kasutada, sest et tegelikult olgem ausad, kui sa kasutad arvutit, kus ei ole ID-kaardi lugejat, siis kanda kaasas seda lugejat, see on ikka väga tüütu ju. Ta teeb elu lihtsamaks ja aitab sul asjaajamises ja toimingutes aega säästa. Kas see NFC lahendus peaks toimima või teie plaanide kohaselt toimib nii Androidi seadmetega kui ka iOS-i seadmetega? Tänase seisuga on plaan see. Jah. Kas seal iOS-i poole peal on ka mingid piiranguid, et Apple ütleb ette, et no seda te ei saa teha ja seda nüüd kolmandat ka veel ei saa teha või on seal ikkagi vabad käed? Ma ei teaks niimoodi öelda, et seal on piirangud ees, et mida saab või ei saa teha, et sellisena ma nagu seda küll välja ei too. Et pigem ongi, see lahendus tuleb nagu ära realiseerida. Kas on veel mingid selliseid käega katsutavaid uuendusi tulemas? Olgu ta siis ID-kaardi puhul või mobiil-ID puhul või mõne muu lahenduse puhul? No on ikka ja tookski tegelikult välja, et mida nagu hea välja tuuma on ka see, et me arendame tegelikult krüpteerimise poolt edasi, et täna, eks ole, ID-kaardiga on võimalik kasutada CDOC tarkvara, krüpteerimistarkvara
see lahendus on omal ajal töötatud välja selliseks lühiajalise krüpteerimislahendusena. Eesmärk oli siis see, et sa saad oma andmed ära krüpteerida, kiirelt saata näiteks e-kirjaga kuskile edasi, võib-olla mõelda ja maandada seda riski, et keegi võtab selle e-kirja kuidagi vahelt, eks ole, või see kuidagi lekib, aga sinu andmed on seal kaitstud. Aga sellega praktika poole pealt on tulnud välja see, et seda lühiajalist lahendust on kiputud kasutama pikaajaliselt, ehk need krüpteeritud failid salvestatakse sellisena ära, hiljem võib-olla neid failid ei tõstetagi kuskile ringi, vaid jäetakse sinna samasse krüpteeritud konteinerisse ja sellest on tulnud nagu juhtumeid, kus osapooled hiljem sellele ligi ei pääse, kui sul, eks ole, ID-kaarti enam ei ole, oled vahetanud, et see on seotud konkreetse kaardiga ja sinna me tegelikult teemegi sellist nagu pikaajalisemat krüpteerimislahendust, et sul olekski võimalik, nimetame siis seda CDOC8, ka see on sellel aastal pool projektist on ära tehtud, seal on veel pool projekti ees, ehk siis kusagil millalgi alates seal aasta 2024, ütlen kohe ära, ärme räägi 1. jaanuarist, et jõuda selleni, et sul on võimalik seda pikemaajaliselt säilitada ja kasutada, et püüame lahendada seda muret ka. Et oleme poolel teel, aga palju on veel minna sellega. Kas see on selline asi, mida te ise olete nagu RIA sees kogenud, et sellist asja võiks olla või on nii-öelda reaalsed kasutajad andnud tagasisidet? Reaalsed kasutajad andnud ka tagasisidet, et igaüks me võime anda nagu individuaalselt, aga tegelikult on tulnud ka erinevalt näiteks asutustelt, ettevõttelt, et on ka see, et paljud on seda oma turbes, nagu infoturbes nagu rakendanud ja sealt nagu tekitanud neid kasutusjuhte, et või kas või kõige lihtsamad asjad, et kus mõnes organisatsioonis on see lahendus töös, et mingi faili krüpteeritakse ära, mingi aja pärast selgub, et neid on vaja uuesti kasutada ja avastatakse näiteks, et isik, kelle nimele see krüpteeriti, enam ei tööta neil. Et see on nüüd see pool, mida me kõik üritame nagu lahendada ja ma arvan, et see on nagu väga hea lahendus, kuna see pikaajalisust, me räägime ikkagi nagu, ma ei tea, aastakümneteks, et on võimalik nagu neid dokumente kätte saada, et ta koosneb 2 osast, üks on kogu see nagu transpordi krüptograafia ja teine ka see säilituse pool, et sellega toimetame. Jah, ja võib-olla kui küsida veel, et mis asjad on need, mis on nagu lähiajal juhtumas või tegemas, et avaliku sektori vaatest me oleme, eks ole, seda SSO teenust areldan, single sign only, et siin on nagu see lahendus on nagu valmis saanud, aga see kõige parem efekt tuleb siis, kui selle lahendusega võimalikult palju valitsussektori asutusi liitub. Et sul on võimalik siis ühe autentimisega kasutada nagu erinevaid teenuseid ja siin kindlasti teeme asutustega koostööd ja seda teadlikkuse tõstmist, et sinna võimalikult palju nagu kliente juurde tuleks. Et kliente tuleb lihtsalt, see suurem efekt tulebki nagu sellise lumepalli veeremisega, et mida rohkem sul kliente on. Aga ka kõik muud teenused ja ka kõik need digidokid, et selles valdkonnas on nagu hea välja öelda või peab arvestama seda, et ükski lahendus ei ole nagu valmis täna ja nüüd, et kõik meie, ma ei tea, kas või head edulood nagu Tara ehk siis keskne autentimisteenus, Digidoc, ütlesid ise ka, et Digidoc 4 on, et nendega on nagu järjepidev töö ja seal nagu pidevalt seda uuendusi ja elus hoidmist, sellise tsükli kulusid ja ettenähtavust me teeme. Ehk siis lõpuks saime teada, et EID osakond ei tegele mitte siis selle ID-kaardiga seonduvad, aga mobiil-ID-ga seonduvad, vaid ongi Digidoc on teie pärusmaa, see single sign-on, et kui nüüd peagi kohe tuleb uus terviseportaal, et me saaks seal liikuda näiteks eesti.ee-sse ja vastupidi, et teil on nagu neid teemasid väga palju siis? Jaa, et me ruttasime võib-olla intervjuus kohe ette
siin ID-kaardi baasil lahendustest, et neid võib-olla olekski pidanud sellest alustama, et millega me tegeleme, et üks asi on, eks ole, nagu ma ütlesin, erinevad tarkvara lahenduste pool, aga tegelikult me pakumegi keskseid autentimisteenuseid, digitaalallkirja serverteenuseid, mis on siis valitsussektoris võimalik allkirjastamist teha, siis kogu see tarkvaraarendus, digidokkidega seondus, siis oskusteave usaldusteenuste kontekstis, just seesama tehniline pool, et koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga, et kui siin erinevaid dokumendi hankeid tehakse, kuidas see usaldusteenuse pool seal panna ja tegelikult kogu see kompetentsi pool ka, et oleme seotud ka Euroopa Liidu erinevate töörühmade koostöökogudega, et kui me räägime näiteks riiklikest autentimisskeemidest, siis selle eestvedamine on meie pärusmaa. Ma nüüd natukene torgiks ka ja võib-olla küsiks ebameeldiva küsimuse. Aastaid tagasi Riial oli selline suhtlus siis Eesti Pimedate Liiduga, kuna digidoki tarkvara ei toetanud ekraanilugereid. Kuidas olukord täna on? Kas te arvestate kõigi inimestega? Jaa. Ehk siis, kui ma peaks arvutis panema ekraanilugeja tööle, siis ta oskab mulle kõiki nuppe öelda, kus mis on. No me peame proovima. Seda me jääme proovima, aga kahjuks tänasesse salvestusse see tulem ei jõua. Küll jõuab kindlasti see tulem, kui ta on negatiivne. Ütlen ette, kui ta on negatiivne, sest ega ju ajakirjandus positiivsetest asjadest ei räägi. Eks see oli väike nali praegu. Jõuab geeniusesse. Aga täna siis kriitilise intsidendi podcastis saime teada seda, et 2024 kunagi aastal 2024 saame me lõpuks hakata ID-kaarti kasutama ka mobiiliseadmete peal, ehk siis olgu selleks sinu iPhone, sinu, ma ei tea, Google'i telefon või mis muu, mis jooksutab Androidi või iOS-i siis. Tänases saates oli külas Riigi Infosüsteemi Ameti EID osakonna juhataja Martin Lambing. Ma tänan siia tulemast ja uuel nädalal on juba uued teemad ja uued külalised. Mina olin saatejuht Ronald Liive. Saate toovad teieni SMIT ja TEHIK. SMIT. Päästame elusid IT-ga. TEHIK-u aeg kulub sellele, et ülejäänud Eesti saaks aega kokku hoida.